Ma ütleks, siin on 3 olulist aspekti. Esiteks, ka tänases julgeoleku olukorras kliimakriis ei ole kuhugi kadunud ja sellel on väga suur majanduslik mõju. Me näeme California tulekahjude mõju oli 250 miljardit, samamoodi Euroopa põuad mõjutavad meie toiduainete hindu, nad mõjutavad meie importitavaid kaupu. See jõuab kõik meile kohale rahakotti. Teiseks, väga oluline muutus viimase 10 aastaga on see, et taastuvenergia mitte ainult ei ole oluline keskkonnaprobleemi lahendana, vaid on ka odavam. Energialahendused, näiteks päikesepaneelide hinnad, akusalvestuse hinnad, tuuleenergia hinnad on kukkunud mitmekümneid protsente ja see on teinud nad soodsamaks kui põlevkivielekter. Ja kolmandaks, mis on oluline selle juures, teha targad otsused. Tagada, et me kõigepealt investeerime oma kodumaisse tootmisvõimekusse, salvestamise ja tasakaalustamisvõimekusse, investeerime sellesse, et meie Ida-Virumaa majandus suudaks kohaneda ka ilma põlevkivita tulevikuks valmis olla ning alles seejärel saata põlevkivi väärikale pensionile.